era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. I was dancing with Progress 39%. Duration 1 hour. Not to me. You deny being selfish, that's a lie. I'm still here. I'm still here. You're talking about you, yourself. I'm in silence, lost in my head, my mind. You're talking about you, yourself. I'm in silence, I'm in silence. Yeah, we went from saying I love you to not even saying goodnight. From making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I live now. You set fire to my heart, to my heart. No. I was dancing with days, it alright? Not to me, not to me. You denied. Tšau! Tere tulemast uude vlogi. Käes on uus nädal, aga mitte esmaspäev, mitte teisipäev ega kolmapäev ega neljapäev, vaid reede. Mõtlesin siis vahepeal, et miks mitte teha lihtsalt vahepeal ka mingi nädalalõpu vlooge. Ja kuna mul nii või naa nädalasiseselt ei olnud essugi teha reaalselt, väga kodune nagu ikka, tavaline, siis mõtlesin, ma ei näita teile kogu aeg ühte sama pilti, vaid siis teeks vahepeal midagi teistsugust ka. Nii et kuna sellel nädalavahetusel tuleb ikkagi natukene rohkem tegemist kui tavaliselt, kuigi eelmine nädal oli ka suht tegus, siis ma mõtlesin, et ma kasutan selle nädalavahetuse ära ja teeme siis hoopis niipidi see nädal. Vot, täna on siis reede, täna on 19. juuli. Homme tuleb mu Mehhiko-õde Adela lõpuks külla. Ta jääb oodatust lühemaks, algust ta pidi 10 päevaks tulema, siis ta pidi nädalaks tulema, siis ta pidi 6 päevaks tulema ja nüüd ta jääb ainult 4-3 ööks. Tuleb homme laupäeval ja läheb juba teisipäeva õhtul minema. Nii et siuksed lood, aga et Adela siia tuleb, see ei ole ainus asi. Homme meil on tegelikult Talisel on homme Kihras jalkavõistlused. Nii me plaanime sinna minna. Siis tuleb meile homme, sest et esmaspäeval hakkab meil Pumdiklab tantsustuudio laager, mitte tantsulaager, meil on just tore suvelaager. Ja ühesõnaga mu ämm on seal kokk, nii et ta tuleb juba siia. Saame mingi plaanid paika panna, menüüd ja asjad on küll juba ammu paigas, aga lihtsalt nii-öelda siis viimaseid asju teha, näiteks toidu ostmine ja kõik. Sest et pühapäeval me oleme Cash & Carry's, meil on vaja laagriks igasugust staffi osta ja üldsegist toidu asju. Nii et jah, ja esmaspäeval siis juba hakkab laager. Ma ei tea, tunne oli veel nagu oleks midagi pidanud olema, ma ei tea. Aga jah, sellel nädalal väga ei olnudki midagi. Üsna kodused, eks siin nipet-nepet oli ikka käimise ja värki. Talisel teisipäeval oli jalkatrenn, siis me käisime seal ja eile oli mul sugulase sünnipäev, me käisime väljas söömas Raplas Hollywoodis. Nii et mitte milleski ilma jäänud, eks ma mõned klipid panen, mis ma siin nädala sees olen teinud. Käisime Maximas. Täna ja eile oli Maximas 50% kodukaubalt ja mis kõik selles nimekirjas oli. Ühesõnaga ma sain palju kodukeemiat ostatud poole soodsamalt, sest seal oli, kui sa ostad mingi sama kategoorias 2 toodet, saad juba 50% soodsamalt. Nii et ma näitan siis vahel, mis ma siin skoorisin, sest et vahepeal mul oligi kõik kodukeemia asjad peaaegu otsa saamas, nii et see tuli väga õigel ajal. Ja ma ostsin siis sellise kodulõhnastaja, ma alles 1 päev ostsin Pepkost. Aga mul on neid panna küll ja küll igale poole. See olema a la põrandapesu jaoks. Siis vamme juurde, siis mul sai feeri otsa. Okei, ma ei mäleta, et ma selle oleks valinud, aga selle lõhnastaja, või mitte lõhnastaja, aga selle õhuvärskändaja WC-sse.
Need lapid on mega head, ma ostsin 2 pakki, mul üks oli juba vahepeal kasutuses siin. Ja neil on siin 80 tükki sees, neid jätkub päris tükiks ajaks. Lõhnavaid 2 pakki prügikotte. Chief sai mul vahepeal otsa, läheda neid lappe, kogu aeg läheb vaja. Siis mul siin 200 köögi seda aitab sellest haulist. Ma panen need asjad ära ja kõik on vaja korda teha. Ja üldse veel on palju koristamist ees, nii et tšau paka. Ma ei tea, kas täna veel näeme. Äkki näeme. Tšau. Tere hommikust. Käes on laupäev. Jah, käes on laupäev. Oh my god, 2 päeva pärast on suvelaager. Ei jõua kohale. Igatahes kell on saanud juba, ma ei tea, 9:30 vist või. Ja me oleme vahepeal ärganud. Mina vähem panen hetkel pesu kuivama veel, mis eile õhtul veel pesumassinas jäi. Ja see oleks vaja hommikusööki tegema hakata. Adela jõuab täna kell 5. Ja ausalt öeldes isegi mingisugust plaani ei ole paigas, et kuidas me täna teeme, sest et nagu ma rääkisin, siis Talisel on täna jalkavõistluse Kehras ja ta lakkus alles kell 3. Ta ise arvab, et see lõpeb alles 9 aeg õhtul, see on nagu mingi turniirilaadne mäng. Ja ma ei taha ise Tallinnasse sõita, ma juba tean, et ma ei taha sõita. Ma ei tea, miks, aga see hirmutab mind nii väga. Nagu Raplast võib-olla veel sõidaks sinna. Ma ei tea. Ma ei tea. Äkki siis ikkagi... ma ei tea. Ühesõnaga, kui ma saan vahepeal targemaks ja olen mingisuguse plaani välja mõelnud, siis ma annan teile ka teada. Aga praegu jah, ma lähen miin pesu kuivama, teen süüa ja koerad viin ka õue. Sest et see on jälle juba, mis siin toimub. Helliveri ja koerakarvad igal pool laiali. Muu on nagu korras, aga okei, davai. I'm still here. You're talking about you, yourself. I'm in silence, lost in my head, my mind. You're talking about you, yourself. I'm in silence, yeah. We went from saying I love you to not even saying goodnight, from making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I look now. You set fire to my heart. Yeah, we went from saying I love you to not even saying goodnight, from making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I look now. You set fire to my heart, to my heart. Ma tulin vahepeal kasvõi autot võtma, sest et ma ei tea, ma ei julge manuaaliga üldse linnas sõita või noh, mitte et ma üldse julgeks linna sõita, aga vahest on vaja, nii et küll hakkama saab. Kell on 2, mul on natukene vaja veel koristada nipet-näpet, jätsin seal asju laiali ja Preven läheb poistega Kehrasse mängule kaasa, tahtis minna. Alguses mõtlesin, et võtan ta nagu Tallinnasse kaasa, aga tahab poistega minna palli mängima, nii et ta läheb siis issiga kaasa. Ja ma loodan, et mu vend lõpuks vastab mulle ja ta tuleb muga linna kaasa, sest et üksi, ma ei tea, kuidas ma seal Tallinnas hakkama saan. Nagu
nagu olgugi, et ma pean ainult Raplast Ülemistesse sõitma, aga vaata, kui ei ole sõitnud, siis on ikka mingi rõve hirm lihtsalt. Ma olen pidanud nagu kuskil, ma ei tea, ma isegi ei mäleta, kus Tallinna kiirabi asus, aga pidin samamoodi sinna sõitma ja siis terve aeg mingi käed värisesid lihtsalt. Päris hirmus. Aga okei, ma praegu lähen koju ja siis veits sätin ise ennast. Ja siis juba olen valmis ilmselt startima nii, et tšau paka praegu ja näeme siis varsti. Tavai, teeme selle ära. Lähen korjan enda venna peale ja siis juba stardime. Ma olen sõitnud Tartus, ma olen sõitnud Pärnus, ma olen sõitnud Tallinnas korra, nii et küll ma selle korraga üle elan. Let's do this ja me ilmselt jääme Tallinna peale ka, aga seal Tallinna siseselt niimoodi kesklinnas ma küll ei julge sõita. Nii et siis ilmselt mingisuguse, ma ei tea, trammi või bussiga edasi. Oot, aga okei, ma olen valmis ja loodan, et mu vend ka. Nii et tšau paka, näeme Tallinnas. Adela hakkab proovima tarretist ja ei maitse. Ongi ela. On küll, magades. Hakkab nüüd seildama. Ei maitse. Ei ole kange üldse. Mira kui guapa eres. Parema käele on. Sa lihtsalt proovisid Tule siia korra. filmita või? Jaa. Nii, okei. Llegó el momento. Sí. It's time, guys. Nii kaua on. Attention, please. Musta leib või? Ei ole väri musta mõtet. Kandiline või? Võtsid seda musta leiba või? Jah. Tegelikult on must leib ju, aga selles mõttes, et välismaalt. Ei, proovi veel. Más. Todo. Provecho. See läheb selle korvi sisse. Jaa, las ta proovi. It's not so bad. I thought it was gonna taste like dog's food, but no. What? Look Like at this. One eating and everybody watching. Kalevi oma on ju meie see nii-öelda see... Did I pass the test? Yes. You passed the test. Tere hommikust. No nii, käes on uus päev. Täna on siis pühapäev. Tulin praegu koertega jalutama, sest et märkasin 7:30. Kell on 8 läbi natukene. Ja
Mul on vaja ämmale järgi minna, sest ta tuleb meile laagrisse kokaks. Algne plaan oli minna koos Talise ja Preveniga koos. Aga kuna Teela on siin, siis me ikkagi mõtlesime, et äkki meil läheb oodatus kauem ja siis ta peab nii kaua olema üksi. Ma pakkusin välja, et ma käin ise ära Tapal, toon ta ära ja meil on vaja Cash & Carry's ka käia, nii et me käime Cash & Carry's ka kohe ära. Tahaks hiljemalt kell 9 liikuma saada. Kodus tahaks tagasi olla mingi 1 aeg. Ma loodan, et väga kauem ei lähe, aga ma arvan, et päris 9 vist koju tagasi ei jõua. Vot nii, hetkel on siuke plaan. Aga jah, praegu tulin koertega, käisin juba pesus ära. Päike paistab silma. Eile oli nii tore. Nii tore reaalselt. Eile näitasime siis Adelale Tallinna, kuna ta jääb ainult 3 ööks, siis meil ei olegi enam kuhugi aega minna, sest et homsest hakkab laager. Aga jah, me siis jätsime Ülemistesse. Ülemistest võtsime tõukerattad. Nii et paari tunniga saime mingid main kohad ikkagi näidatud talle. Ja no kahju sellega poolest, et ainult 3 ööks saab jääda. Vot, oi. Kena punn mul on ju. Vot. Aga jah, siis me võtsime veel tõuksid tagasi ka Ülemiste juurde ja siis läksime kuskil Kadrioru pargist, ma ei tea kuhu poole, siis proovisime shortcutida. Selles mõttes läks kõik plaanipäraselt, me jõudsime ikkagi Ülemiste juurde. Ja me ei teinud nagu seda suurt ringi nagu tagasi. Aga ühesõnaga kuskilt Kadrioru pargist me keerasime mingi Munakivi teeli, mis oli suht järsu kaldaga. Ja siis me pidime sealt tõuksidega üles minema. Mu vend läks mingi mega kiiresti, tal ilmselt jõudu oli, et seda tõuksi nagu lükata edasi, aga minul ja Teelal nagu vist jäi jõust natukene puudu, siis me jäime täiega toppama sinna. Lõpuks me sealt mäest üles jõudsime ja oleks nagu mingi ajas jooksu teinud. Aga okei, ma teen koertega mingi tiiru ära. Käin korraks kodust läbi veel ja siis ma olen suht valmis startima. No vot siis milliseks on üks nädalavahetus kujunenud. Teist korda pean juba täna Tallinnasse minema. Ja täna ma ei pea minema ainult Ülemistesse. Täna ma pean minema kuhugi Lasnamäe kanti. Nii et kas ma saan sellega hakkama? Hoiame pöidlad pihus. Mul läks 15 minutit kauem, kui ma lootsin, et mul läheb, aga ei ole hullu, ma võtan Circle K-st ühe jääkohvi, mida kampsata ja siis olen juba valmis startima Tapa poole, Tapalt Tallinnasse, käime Cash & Carry's ära ja siis Tallinnast Raplasse ja ma loodan, et mul ei lähe väga kaua, Adela ootab, õhtuks on plaanid ja mul on shitaks vaja teha. Nii et ma lähen, hoidke mulle pöialt. Let's do this.
ma usun, ei taha teada, milline ma välja näen ja ma pean seda teed väga vaatama. Adela on seal. Lähme siis tagasi, me jäime väga pimedasse. Päikeseloojang oli umbes kell 10:30 vist. Aga siin ei olnud hästi seda näha, aga sellegipoolest oli mega ilus. Ja viene. Ja ühesõnaga alguses läksin ujuma. Vesi nagu ikka rabas, mega soe, soojem kui väljas igatahes. Ja käisime siis supitamas, me võtsime 2 suppi kaasa, ühe mu sugulase Kevini oma, aga me läksime ikkagi 1 supiga. Aga oligi toredam, mega tore oli. Nii et jah, mega äge oli. Mingisugused soomlased tulid siia ja siis üks ujus meie supini ja siis hakkas juttu rääkima ja siis tuli välja, et ta elas mingi 2 aastat Mehhikos ja et nad tegid, ma ei tea, kas te teate seda seriaali, aga kunagi oli nagu suht tuntud seriaal, see reality show oli see Puhkus Mehhikos. Nii et ta rääkis sellest värki. Päris äge oli. Aga jah, me nüüd kõmbime kodu poole. ¿Estás bien? Sí. Ok. ¿Neta? Sí. ¿Te ayudo? Ühesõnaga Teelal on mega külm praegu. Ta ütles, et ei tunne enda jalgu. Mehhiklane Eestis. Mul on mega hea soe. Nii hea karastav oli. Mis karastav tegelikult, kui õues on vees on soojem kui õues. Aga mega hea tunnen sellegi poolest. Ei näe mitte muffigi. Ma lõpetan selle vlogi siinkohal ära. Ja aitäh, et vaatasid. Näeme sinuga järgmises videos. Ikka subscribe, follow, mida iganes. Te teate juba, mida teha. Nii et vaatame järgmist vlogi ja näeme varsti. Tšau! Tšau!